Tervist rahvas! Täna me oleme jälle fookuses. Ja fookuses nagu ikka 3 asjaga. Kõigepealt on meil see ajapuudus, ehk siis aeg, mida meil praktiliselt ei ole. Siis on meil siin väga hea fraktsioonikaaslane Anti Poolamets, kes on Lääne-Virumaa ringkonna juht. Ta on maaelu arendaja, õiguskomisjoni liige Riigikogus ja ka väga hea tarkvara meie enda fraktsiooni poliitiliste otsuste jaoks. Ning loomulikult on meil üks põhimõtteline küsimus, mida me siin täna arutama hakkame. Ja sedapidi, et kõige olulisemana me tõstame ta üles seoses homse päevaga. Mitte tänase päevaga, aga muidu me räägime natuke tänasest päevast. Ja muidugi arvestame seda, et ju tänane päev on selles mõttes ajalooliselt eriline, et 1942. aastal muuseas hakkasid sakslased, okupatsioonisakslased hakkasid meile varasid tagasi andma selle, mille venelased ära võtsid. Ja täpselt täna, 1991. aastal, algas meil omandireform. Ka kõik vanadega asjad. Aga homme on kahjuks hoopis teine päev. Aga sellest räägib Anti edasi. Nii siis, Anti, räägi mulle kõigepealt sellest, et miks me seda obstruktsiooni siin teeme. Me teeme jõulist obstruktsiooni. Me täna istume siin terve öö. Ja me oleme varasemalt istunud juba öid ja istume ka edaspidi öid siin. Ja ole hea, Anti, lase tulla. Esiteks peaks paari sõnaga ütlema, mis siis see obstruktsioon on, sest see on selline raske ladinakeelne sõna, mida endalgi on vahel raske välja öelda. Aga obstruktsioon on parlamendis siis töö pidurdamine. Meie antud juhul siis pidurdame seda vägagi väärikalt. Ma olen ise ka korduvalt öelnud, et üks meie parlamendi tava juba ongi ööistungid. Neid ei saa ka üle tarvitada, aga on igal aastal olnud riigieelarvega seoses ööistungeid. Nii et meil on praegu suur teema, mille pärast me oleme väljas ja me ei taha, et valitsus rulliks üle opositsioonist ja meil on selleks omad meetodid. Läbi aegade on niimoodi märku andnud. Aga see obstruktsioon, mida meie teeme, erineb nagu öö ja päev sellest, mida Reformierakond hiljuti tegi. Vaieldamatult. Aga muideks ma ütlen nii palju ära, ma unustasin sulle mainimas seda, et meil on siin see liivakell. See liivakell jookseb täpselt 15 minutit ja täpselt 15 minutit on meil aega. Mitte grammi rohkem. Kui liivakell on otsas, liiv on ära tiksunud, on kogu meie jutt läbi. Aga see viide oli muidugi õige, sellepärast, et meil oleks huvitav fakt veel meie kahe kohta, mis meid seob. On nimelt see, et me mõlemad oleme olnud põhiseaduskomisjoni esimehed. Ja me mõlemad oleme üle elanud varasema obstruktsiooni. Ja ma tuletan nüüd meelde ühe väikse nüansi, või mitte tuletan meelde, et ma tutvustan väikest nüanssi. Meie praegune obstruktsioon, mis kestab juba mitmeid päevi ja öid, tuleneb ainult sellest, et meil on 75 muudatusettepanekut. 75. Siis kui mina olin põhiseaduskomisjoni esimees, siis sotsialistid koos Reformiga tegid 50 000 muudatusettepanekut. Ja siis kui Anti oli põhiseaduskomisjoni esimees, siis tehti 3000. Üle 9000. Okay. Üle 9000. Ja nad rääkisid täie tõsidusega. Kaja Kallas, Pevkur, kõik tegid hästi tõsise näo ja ütlesid, et aga miks mitte me või siin asju 2-3 aastat arutada. Et sisuliselt parlamendi töö 2-3 aastaks kinni panna ja nad tegid seda tõsise näoga, nagu jultunult valetades. Aga meie räägime siiralt, et me praegu nädala jooksul pidurdame parlamendi tööd, mõni eelnõu lükkub ehk sügiseks. Et mina arvan, et see on Eesti Vabariigi parlamendis vägagi talutav obstruktsiooni viis ja seda on alati tehtud kas või kord aastas riigieelarve vastuvõtmisel. Ja me ei tee juntimist või trollimist mingil ebaväärikal moel, nagu reformikad tegid, kes pakkusid välja Venemaaga liitumise ettepanekuid, roppusi nagu sotsialistid toppisid parlamendi kavasse. Me lihtsalt küsime väga soliidselt küsimusi, rohkem kui tavaliselt, peame rohkem kõnesid kui tavaliselt, räägime asjast. Aga mis see asi on, mille pärast me praegu võitleme, on muidugi siis meid jälgimisühiskonna järgmisele astmele viiv aabise eelnõu, mis käsitleb inimeste biomeetrilisi andmeid. Et mis see müstiline biomeetria siis on? Aga oota,
kohe ma annan sulle sõna selle biomeetria osas. Ma tahan ikkagi ühte asja ka rõhutada, et ka vaataja ja meie valija teab ja ka mitte ainult meie valija, vaid ka nende valija teab, et need obstruktsioonid, need 10 000 obstruktsioonid, mida tegid siis sotsialistid koos vasakliberaalidega Reformiga, seal oli nii, et need muudatusettepanekud ei olnud üldse sisulised. Meie muudatusettepanekud on ikkagi põhimõtteliselt sisulised ja meie peame reaalselt poliitilisi kõnesid, me peame reaalselt debatti, kusjuures kui peavoolumeedia kohati tahab öelda, et näed, et nüüd võttis EKRE nagu debati võimalus ära, siis on andke andeks. Nüüd just debatt toimub, me istume saalis ööd läbi ja me räägime poliitilist juttu, mis on jutt, see on täiesti reaalne jutt. See ei ole mitte lihtsalt selline obstruktsioon, kus tuleb sotsialistid, tuleb 25 000 muudatusettepanekut mingisuguse summa suurendamiseks. Täna ettepanek summa suurenda 1 euri võrra, 2 euri võrra, 3 euri võrra ja nii edasi. Aga ma märgin ikkagi ära, et miks see biomeetria on probleem. Ja, nüüd on biomeetria. Täielik keskne andmebaas, kuhu lisatakse muidega kõigi andmed, kes on oma näokujutise andnud siis politsei ja migratsiooniametile, nimelt siis näokujutis ID-kaardi saamisel, oleme me kõik andnud oma näokujutise ära ja nüüd lükatakse see kõik kokku, see tähendab, et 100 000 inimesi on seal nüüd sees, mitte ainult mingid kurjategijad, kes on sõrmejälje kunagi andnud. Ja vaata siin on väga hea, et sa Anti viitasid, sellepärast, et ka peavoolumeedia püüab meile seletada. Täna ma kuulsin seda, mis ta siis oli Raadio 2, kus mingi poliitikasaade seal on ja seal rääkisid ka, et no mis siis on, mis seal on siis halba sellest, kui me anname sinna või koondame mingi andmebaasi, kus siis on hea kurjategijaid otsida. Aga kuulge, selle kaudu tehakse teid kõiki kahtlustatavaks. Iga asi, iga kord, kui te seote ennast riigiga mingisuguse dokumendi saamisel või mingil muud situatsioonis, kus teil biomeetrilisi andmeid võetakse, kõikidelt inimesed võetakse, kõik inimesed muutuvad nagu korra kahtlustatavatakse ja need andmed ei kuulu ainult teile ega meile ega meie riigile, need kuuluvad tervele Euroopale. Muidugi. Brüssel hakkab nokkima sealt meie väga delikaatseid andmeid ehk biomeetrilist informatsiooni, aga selleks, et teile mõtlemisainet anda, mis ongi EKRE eesmärk, tõstatada see teema teravamalt ühiskonnas, et kas meil on vaja nii tsentraalset hiiglaslikku andmebaasi, siis mõtlemisaineks, et nad on kirja pannud ka sellised asjad, et tulevikus plaanivad nad võimalusel seda jagada pankadega, ehk kui inimene läheb ID-kaardiga panka ennast nagu tänapäeval tuvastama, siis tulevikus tähendaks see seda, et pangateller kontrollib teie andmeid biomeetrilisest andmebaasist näokujutise alusel. Eks see ole revolutsioon. Ja samamoodi on seal sees, et tulevikus saab lisada silmaiirise kujutist sinna andmebaasi ja isegi kõnnakut. Ja me isegi ei tea, mida kõiki lisada saab. Sellepärast, et see andmebaasi andmete voog, mida sinna loetakse, see on piiramatu. Täna me teame, et on iiris, teame, et kõnnakut tahetakse võib-olla veel, aga me ei tea, mis sinna veel tuleb. Häälbiomeetria. See oli ka kirjas, see ei ole millegi välja mõeldis, et nad näevad võimalust tulevikus lisada häälbiomeetria. Nii et me oleme nagu nii kirjas kui kirjas. Näokujutis, mida Hiinas aktiivselt kasutatakse uiguuride jälitamiseks ja siis kui nägu kätte ei saada, siis tehakse hääle järgi sõrmejäljed niikuinii, siis DNA-proovid paljudel ametnike liikidel, politseinike ja paljude sõjaväelaste omad, vanglateenistujate omad, päästeteenistujate omad, et saab ikka üks põnev andmebaas olema ja kui FSB meid üle trumpab, siis saab Moskvas olema ka üks vägev andmebaas meie kõigi isikuandmetega, delikaatsete biomeetriliste andmetega. Täpselt nii ja kusjuures vähe sellest, et me sinna kõik sisse läheme, tähendab, ega ju nagu ma ütlesin, see kontroll ei ole ega ei jää meie kätte. Ning veel üks huvitav situatsioon, mis on seotud selle obstruktsiooniga, et meil on ette heidetud, miks me kogu aeg viitame sellele, et see on nagu Orwellik, sõna Orwell kasutatakse. Jälle inimestele, et tegemist on tuntud kirjanikuga, kes on kirjeldanud düstoopiat oma romaanis 1984 ja seal üks huvitav märk oli, et seal oli situatsioon, kus öeldi, et tuleb kord aeg, kui sulle pannakse märk otsa, et see 666 on see märk ja selle seaduse
number, mida me nüüd täna vaatame, on 366. See on peaaegu nagu sama. Ja see on ka põhjus, miks me seda püüdsime seal ka poliitilistes diskussioonides viidata sellele Orwelli teosele 1984 ja ka sellest rääkida. Aga loomulikult vasakliberaalid ei soovinud seda ja meid suruti sellega nurka ja taheti meid ära keelata ja kõike muud. Aga veel üks asi veel lõpetuseks, meil on aeg-ajalt ka asi nagu ikka kitsaks minema. Et täna terve öö me selle seadusega tegeleme ja peale selle meil on veel palju seadusi ees. Me, kui ka see teine lugemine selle 366 seadusega või selle aabisega siis läbi saab, me ei jäta ju obstruktsiooni katki. Ja meie mõte on just selles, et me näitame, et selle meie poolt antava tuumapommi võimsus on niivõrd suur, et kui liiga tehakse meile, meie rahvale, et siis me obstruktsiooniga jaurame nii kaua, kuni mõistus pähe tuleb. Ja sellega on see oht olemas vähemalt nende jaoks, kellel see ei sobi, et kuivõrd meil on järgmine nädal, on selle sessiooni viimane nii-öelda töönädal parlamendis, siis meie töö võib viia sinna, et see töönädal läheb pikemaks kui viimane ja seda nad kohe mitte ei taha. Nii et obstruktsioonid selles mõttes on mõju. Aga hea Anti, nüüd ma tahaksin küll teemat muuta, sest et meil lihtsalt aeg ei luba teistmoodi. Kuna homme on meil kurb aastapäev, me teame küüditamise aastapäev ja sa nüüd käisid ja räägi mulle, kus sa käisid ja mis sa tegid? No me tegime juba üks päev enne seda ametliku küüditamise aastapäeva siis Viru Jaagupi Kihelkonna kirikus mälestusplaatide avamise. Ja see oli väga liigutav ja ma leian, et need Kihelkonna kirikud, kus neid plaate veel ei ole või nende kirikuaedades või et igal pool peaksime me oma langenuid, küüditatuid, represseerituid meeles pidama. Muidugi Eestis on mälestusmärke palju püstitatud. Viru Jaagupi kirik on sellepärast eriline, et üks kõige esimesi represseeritute mälestusmärke püstitati just sinna ühe väga julge ja vabadusvõitleja hoiakuga ja vabadusvõitlejast Madis Oviiri poolt, kes oli Nõukogude võimule väga tugevalt pinnuks silmas ja kogus mälestusi küüditatutest ja represseeritutest ammu sügaval okupatsiooni ajal sadu ja sadu lehekülgi. Nii et tänu sellistele julgetele meestele lükati omal ajal juba värav lahti vabadussõja mälestussammastele ja represseeritute mälestussammastele. Aga mida ma tahan rõhutada ajaloolasena on see, et meil küll on neid monumente palju püstitatud, nad on tähelepanuväärsed nagu Tallinna uus kommunismi ohvrite monument, aga lugusid ei ole ikka veel piisavalt kogutud. Paljudel on tuttavaid, kes oskavad rääkida, aga võtkem siis seda jõudu, et nad kirja panna, sest piisab ka 10 leheküljest mälestustest, ei pea tegema 200 leheküljelist raamatut ja hiljem on nad osa ühest suuremast kogumist. Nii et see oleks siis nagu üleskutse, et inimesed, et kui on vähegi võimalik, tehke seda veel, kirjutage sellest, rääkige inimestega, kelle need mälestused teadmised on olemas, pange kirja kas või nende eest, aidakem sellega siis ja ma täna nägin seal mitut inimest, kellel on mälestusi ja keda ma olen ka ise salvestanud, aga kutsun üles lihtsalt moodsaid vahendeid kasutama, sest kui me mõtleme üle, et on vaja 200 leheküljelist raamatut, siis jääb töö toppama tihti peale. Kui me mõtleme, et meil on vaja ETV kaameramees, siis jääb ka toppama, aga tänapäeval meil on igal ühel hea kvaliteediga telefon, me võime panna veel statiivi peale, selle, et pilt ei kõiguks ja meil tuleb paaritunnine võimas materjal perekonna arhiivi jaoks ja ka Eesti Rahva Muuseumi või Ajaloomuuseumi jaoks. Et see üleskutse kehtib igal juhul, et tehkem seda ja pärast sellelt paaritunniselt lindistuselt ümber kirjutada 10 lehekülge. See ongi see suurepärane asi, mida me saaksime teha. Ja minu üleskutse on, et hoida seda asja lihtsana. Telefoniga saab ka pildid üles võtta, mis on kellegi albumis ja niimoodi me saame sadu ja sadu lugusid. Meil on ju väga palju lapsi, kes 49. aastal ära viidi. Ehk seda ajalugu on veel võimalik jäädvustada ja see üleskutse on tegutsegem.
suur aitäh sulle ja ega meil ei jäägi muud üle, kui me liigume tagasi oma ööistungi juurde ja läheme vaatame, mis seal siis toimub. Suur tänu, kohtume järgmises Fookuses.